eks nii-öelda juurde tulijana ongi raskem. Ja nii on ja Tammeka saab palli mängu panna ja pall teisel pool. Lükatakse seal kastis ka, pall jääb lahti. Kukub, Lääne näitab, et ei ole. Nüüd natuke kaamerapilt meile parem ka. Uuesti, kas pigem ei. Või siin minnakse. Astub jala peale, astub suure varba peale ikkagi. Tandal on ikkagi see. Nii. Ja läheb vaatama. Tanda Putsa on ju kogenud kohtunik. Tema on ära. Ja penalt. Ja siit on. Harju saab esimese kätte, Kriis teenib selle välja. Ja Alat. Läksime. Tuleb lööb! Jai! Läks sealt kõhu alt sisse Allandil. Ja Kriis lööb ära. Magusa esimese värava lööb Kriis siin kohtumisel ära. Ise teenitult penalti, hästi teenitud. Lööb ära ka ja Aland oli lähedal. Väga läheb. Näeb ikkagi vana topis palli viskane ja asja teele. Siin on jätku kohta küll. Kohe on ohtlik ka. Ja on. Jai! Post! Lääne siin sehkud, et penalti ju õigesti vilistatud ja kõik korras. Pall on lahti ja nüüd natukene hindab valesti seda olukorda Aland ja oi. Pikemaga sinna jooksu peale, aga tundub, et iga kord täpselt samamoodi üritab Tammeka tulla, aga siiamaani täiesti tulutult. Aga nüüd tuleb Sillamaa ja lööb! Jaa! 2 olemas! Ja lihtne on see jalgpall, kui niimoodi saab lüüa. Kelement annab söödu, Sillamaa lööb ära. Ja no Tammeka on ikkagi täiesti kipsis siin, et ei tule edasi ega tagasi. Ja 2 on tõsiasi. Ja puhtaks pannakse, aga seal Kriis läheb ka. See on raske olukord, Kriis läheb lükkama Ugeerit ka ja lihtsalt Ugeeri mängib ise käega endale ette. Kriis läheb lööma ja lööb ära. Oi, ja nüüd Koskor saab jooksu. See on koht, kus tuleb teha ja Koskor saab minna, tuleb lüüa ära, ei löö ära Koskor. Ise jookseb paks selles hetkes. Jaa, aga Harju on ka tegelikult. Oi ja langi koht, ei tule lööki. Nüüd tuleb! Baturitsi peale panna ka vabalt selle. Aga näeme. Ikkagi riputab. See toob ära praegu Baturint selle. Oi, kuidas jätkakse Kriisile ja Kriis ei. Saab ikkagi mängu jätkata ilusti. Veelma nüüd riputab selle ja kotis vä? Kas käis sees? Ei käinud vä? Oi ja sealt tuleb Aia Puusa panna. Siin näeme ikkagi Veelma, veel pall sinna ja Baturins lõi omale! Baturins lõi omale selle palli praegu. Baturins hakkas võrkpalli mängima, lükkas endal ära. Kas tahtis püüda või rusikaga üle lüüa, kui lõi omale, et vaatame seda olukorda. Täiesti segadus ja tegelikult keegi aru ei saanud ja vaikus ka staadionil. Aga väga hea pall keeras jällegi tuulega, kas järgmine hetk on ta seal juba sul süles ja värava võrgus. Aga siin on võimalus ja Karis otsustab, ei otsusta. Kootlikult mõlemad lähevad. Karis palliga. Ja Tšillemile pall! Aga Tšillem lõpetab! Ja läheb mänguks! Oi, sõbrad! Tšillem lööb siit ära. Ei ole nii, et Harju mängib ennast sellise 25 minutiga täitsa nulli tagasi. Oi! Ja nüüd Tšillemit saab jälle jooksu. Oi, ja Lauri õudusunenägu jätkub ja Tšillem on kast. Ja ei saa Koskor jälle. Ja veel jätku. Veelma, Baturins toob selle ära. Nüüd saab minna. Mees, kellest ma just rääkisin. See mees saab minna. Tuleb ette võtta, lükkab palli. Ja Koskor lööb sealt mööda. Ei ole ja siit vilistab Kristjan-Erik Lääne ära. Ja meie juurde on jõudnud Henri Järvelaid. Tänane mäng, 2 erinevat poolaega. Mida ise tänase mängu kohta ütleksid? Raske alustada kuskilt, et mul on hea meel, et vähemalt suutsime üle pika aja või siis minu aja esimest korda kaotusseisust midagigi kätte saada, et täna see midagigi meid ei aita. 1 punkt on selgelt vähe korrates, et konkurendid võtavad 3 punkti, et tuleb juurde panna, alustada nii, nagu teine poolega lõpetasime, et teine pooleg jäi lühikseks kuidagi, ma ei tea, kas tundus või jäigi lühikseks kohtunike poolt. Mis plaaniga te täna peale tulite? Ütleme niimoodi, et statistika ütles ka seda, et esimene pooleg ikka täielikult kuulus Harjule, teine pooleg kuulus täielikult teile, et mis see mängu esialgne plaan teil välja pidi nägema?
ütleme nii, et trennis on sellist tuult ja sellist olu nagu raske järeldada, et alt tuule meeskonnal täna läks paremini, et lihtsalt tuleb olla hoolsam. Oligi veidi nii-öelda plaan alguses olla lihtsalt kompaktne, oodata oma võimalusi, lasta neil siis selle palliga mängida ja oodata nii-öelda nende eksimust või siis ise nagu pressides mingi hetk, aga ma ei tea, teine poolega läksime julgemalt, võib-olla sobis rohkem, et nüüd on lihtsalt küsimus. Mängisime tegelikult ka sirgjoonelisemalt teine poolega, et ei teagi, võib-olla ongi see rohkem meie teema praegu. 3 mängu on jäänud hooaja lõpuni, mida ise isiklikust vaates siin saavutada tahad. Nüüd tulid Tammekasse laenule mängud, nii-öelda täismängud kirjas. Kuidas ise tahaksid nende 3 mängule vastu minna? Eks õhtu lõpuks on tähtis terve olla, et terve ja võimalik palju minuteid koguda ja loodetavasti läheb ka meeskonnal hästi, suudan nagu meeskonda aidata. Täna ise tunnen, et just teisel poolel nurgalöögid oleks võinud paremini, et oleks võinud niisugused pehmemad panna ja las see tuul kannab sinna ära sisse, et üritasin võib-olla liiga nagu teravalt palli panna, aga no jälle kogemus juures, et ega muud midagi, et tuleb lihtsalt hammastega nendest punktidest nüüd kinni võtta, mis meil vähegi antakse ja vaadata, mis vastased teevad. Hüva, edu, tänud. Ja meieni jõudnud Andres Järve ka. Täna selline mäng ja algul saate hästi minema, lõpus teine poolek kuulub täielikult Tammekale. Kuidas ise selle mängu kokku võtaksid? Ma arvan, siit saab paralleele tõmmata eelmise mänguga Nõmme Kalju vastu, et samamoodi esimene poolaeg juhtisime 1-0 ja siis teine poolaeg oli nagu, ma ütleks, et täna oli nagu teine poolaeg veidi parem, kui oli Nõmme Kalju vastu, aga ikkagi nagu lagunemine, et jälle andsime nagu edu käest, et lihtsalt jah, võib-olla üritasime liiga raskelt teha asju, et rünnakuid võib-olla veidi lihtsamalt mängida, nagu esimene poolaeg oli ja ma ei tea, miks me nagu teine poolaeg hakkasime midagi nagu ulme asju välja mõtlema, et me oleks pidanud ikkagi samamoodi edasi minema. Millest see lagunemine tuli, kui sa ütlesid, et Nõmme Kalju mängus ka teine poolaeg oli selline, millest sa ise praegusel hetkel mõtled, mille pärast see teine poolaeg selliseks kujunes? Praegu on nagu ausalt öeldes raske öelda, et see on ikkagi mentaalne asi, mitte nagu tehniline, et lihtsalt mõlemad korrad, ma arvan, vastasmeeskonnal on nagu pärast esimest poolaega see kõne, et nagu come on, nagu paneme uuesti käima, nagu, et mis toimub, on ju. Et meil nagu, kas siis muutume liiga rahulikuks või nagu kohati siukest, et jah, et ei saa siukse suhtumisega olla. 3 mängu jäänud, ütleme niimoodi, tõenäosusteooria ütleb seda, et väga väike tõenäosus on selleks, et te jääte eelviimaseks, peaksite ülemineku mängu mängima, aga kunagi ei tea, jalgpall on ümmargune. Mida ise nendest 3 mängust veel ootad? Ootangi, et parem teine poolaeg oleks nüüd lõpuks. Et võib-olla jah, et oligi nagu hooaja algus oli vastupidiselt, et esimesed poolaed olid meil kehvad ja teine poolaeg hakkasime mängima, et nüüd on jälle nagu vastupidi. Et lihtsalt meil on vaja nagu säilitada stabiilsust siis mängu mõistes nagu terve see 90 minutit, et mitte, et ainult mängime ühe poole 90 siis. Hüva ja edu, aitäh sulle ka!